Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut on üks väga vinge instituut. Meie teadlased tegelevad väga praktiliste küsimustega. Kuidas laps kasvab? Millised me oleme? Mis see tähendab, millised me oleme? Mis see kaasa toob, millised me oleme? Kuidas mõjutada inimese käitumist? Kuidas teha nii, et inimene oleks õnnelikum? Mis teeb inimese õnnelikuks? Aga samal ajal on meie poolt välja õpetatavad praktikud, koolipsühholoogid, kliinilised psühholoogid, psühholoog-nõustajad, spordipsühholoogid, väga hea teadusliku ettevalmistusega. Nad on teadlane praktikud. See tähendab, et mingisuguse uduga neid ära ei lollita. Üks põhjus, miks me psühholoogiat peame teaduseks, on see, et me mõõdame seda, mille kohta me midagi arvame. Seda, mis on kahe kõrva vahel peidus ehk psüühikat. Otse seda kellelgi tajuda ei ole võimalik. Seepärast psühholoogid kasutavad umbes 3 lähenemist. Üks lähenemine on vaadelda, mida inimene teeb ja järeldada sellest, kuidas ta käitub. Sageli me paneme inimese üsna kunstliku maailma, teeme sellise katse, kus me kontrollime peaaegu kõike. Teine võimalus on inimeselt endalt küsida. Vastused võivad olla mitmel moel kallutatud, aga psühholoogid oskavad teistpidi jälle kavalasti küsida, et nende kalletega toime tulla. Kolmas hea võimalus on mõõta seda riistvara, millel psüühika kui tarkvara jookseb. Ehk siis vaadata, mis toimub ajus ja mis toimub inimese kehas. Kui tugevalt töötavad inimese higinäärmed või kui suured on parajasti tema pupillid, mis annab meile teavet peidetud füsioloogilise ärgastusseisundi kohta. Või siis vaadata seda, kui aktiivne on üks või teine ajupiirkond. 1996. aastal meid ei olnud nagu maailmas üldse näha. Pilt on tänaseks muutunud täiesti radikaalselt. Eesti psühholoogia ja eelkõige Tartu psühholoogia on maailma juhtriikidele järgi jõudnud. Meie instituut on üsna väike, aga meil on 3 inimest maailma 1% kõige viidatumate seas. Nii kõrget protsenti teadlasi, kes on maailma tipus, ei olegi väga paljudes kohtades maailmas. Ainuüksi Tartus on üle 60 psühholoogia doktoritöö kaitstud. See on väga märkimisväärne tulemus. Psühholoogia Instituudi teadlaste viimase aja uuringud on teinud meid ja ühiskonda palju targemaks. Näiteks me teame, et Eesti rahva vaimne tervis ja eriti noorte vaimne tervis vajab täna suuremat tähelepanu ja et seda, et suurtes Eesti linnades on vaimne tervis kehvem kui väikestes. Meie uuringud näitavad, et mehed kipuvad liialdama toiduga heas tujus ja naised pigem siis, kui neil on halb tuju, ning isiksusomadustel on oluline roll söömiskäitumise kujundamisel. Aga ka seda, et ülekaal ise mõjutab meie isiksust ehk meile omasid käitumisi, tundeid ja mõtteid. Oleme näidanud, et mõtlemiseks saab tõepoolest oma tundeid muuta ja liikumine teebki halva tuju paremaks. Rohkem lahkust enda suhtes annab parema une ja vaimse tervise. Ja ehk elu meie ümber muutub. Eelistavad naised partneri valikul ikka rikkaid mehi ja mehed nooremaid naisi. Ja kuigi inimesed muutuvad vanusega meeldivamaks, siis mitte nii meeldivaks, kui nad ise arvavad. Me võrdleme inimest ja tehisintellekti ja me teame, milles inimene on parem. Me teame, mis on teadvus ja kuidas seda uurida. Me teame, kuidas mudilasi liikuma saada ja mis aitab lapsel keelt omandada. Me teame, mis tagab edu matemaatika ja loodusteaduste õppetulemustes. Me oskame ajust vaadata, milline on su emakeel. Meie uuringud on näidanud, et e-hääletamist usaldavad teistest enam koostööaltid inimesed. Lisaks meie uuringud näitavad, et keskkonna päästmiseks on vaja uurida, kuidas mõjutada neid inimesi, kes keskkonnast hetkel veel väga ei hooli. Meie teame, kuidas aidata inimesel muutuva keskkonnaga kohaneda. Meie teame, et võti inimese mõistmiseks on 2 kõrva vahel ja me teame ka, kus see võti on.